Tere, väga tore on siin Tallinnas vahelduseks olla ja rääkida patsientidele sellest ravijuhendist, et ma olen käinud ja rääkinud perearstidele ja tegelikult on olnud hästi suur huvi ka perearstide seas selle teema kohta, et nagu Helina ettekandest kuulsime, et Eestis on umbes 80 000 osteoporoosiga haiget. Ja tõesti, mingist ajast on perearstidel jäänud selline mulje, et see on nagu midagi, millega tegeleb reumatoloog. Aga see ei ole lihtsalt võimalik, et meil on Eestis umbes 40 reumatoloogi, et kui me tegeleksimegi ainult osteoporoosiga, siis me ka ei jõuaks seda ära teha. Et sellepärast see ravijuhend saigi ette võetud, et oleks perearstidel selline hea lihtne materjal, millele toetuda osteoporoosi diagnoosimisel. Nii, ja seda ka me juba kuulsime, et 80 000 patsienti ja kui vaatasin just äsja eelmise aasta andmeid, siis 9600 isikule oli osteoporoosi ravim välja kirjutatud, ehk see on ikkagi päris väike osa ja paraku suuremal osal neist juba on olnud luumurd. Et me ravime siis, kui meil juba on need murrud käes, et tegelikult eesmärgiks võiks olla, et me saame seda esimest luumurdu ennetada, kui me mõtleme selle peale. Nii, et kuidas siis käib see luumururiski hindamine, seda me päris kenasti juba kuulsime sellest Fraxist, mis paraku küll eestikeelselt praegu natukene lonkab, aga on igati kasutatav. Ja et üldiselt, kuidas arsti mõtteviis selle luu hõrenemise suhtes võikski olla, et esimene asi, mõelda riskide peale, mõelda selle peale, mis seal Fraxis on, aga lisaks sellele igasugustele muudele asjadele ka, et nagu kuulsime, et erinevad ravimid, haigused ja muu, et tuleks need riskitegurid nii-öelda ära kaardistada. Ja kui meil see on tehtud, siis võiks mõõta seda luumineraaltihedust. Ja uues ravijuhendis on meil ka sisse antud selline soovitus, et kui on inimesel ikkagi tõsine luumurd olnud, selline nimetame haprusmurruks, et sellise traumaga, millega muidu nagu luu katki ei peaks minema, et siis võib alustada ravi ka siis, kui meil ei ole tehtud seda luutiheduse uuringut, et varem oli meil suurema soodustusega ravimite määramise aluseks ikkagi see, et pidi olema see uuring tehtud, aga samas nagu sageli juhtub nii, et need sellised tõsised luumurd, näiteks reialukaelamurd juhtub inimesel, kes elab kuskil sellises piirkonnas, kus ei ole võimalik seda DEXA-uuringut teha, või siis on ta näiteks hooldekodus, et see on logistiliselt nii keerukas, et tegelikult nüüd me saame kirjutada neid ravimeid välja ka ilma selleta, et seda uuringut tehtud oleks. Sest kui on see vanem inimene, ütleme 80-aastane inimene, kes on saanud näiteks voodist kukkudes tõsise luumurru, ega seal mingit muud põhjust ei ole, see on ikkagi osteoporoos. Nii, Fraxi juba nägime, mina muutsin siin natukene ilusamaks need riskitegurid, et neid kõiki arvestame ja seda tegelikult iga inimene ise saab ka proovida seda Fraxi kalkuleerida, pluss pärast ma saan aru, siin on teil võimalik ühiselt seda testida, et saame Fraxi teha siis lihtsalt nende riskitegurite põhjal, et vaadata, kuidas üldine see risk on ja saame panna siia siis selle luumineraaltiheduse juurde, mis annab meile siis veel täpsema hinnangu. Et DEXA-uuring ehk luutiheduse mõõtmine on endiselt kuldstandardiks ja tavaliselt siis mõõdamegi seda siis kõige suurema luumurru riskiga piirkondadest. Et Eestis oli aastaid tagasi, meil oligi, ma ei tea, kolm osteoporoosi kabinetti üle Eesti, tänaseks on neid järjest juurde tulnud, pluss neid DEXA-uuringu võimalusi on tulnud ka maakonnahaiglatesse päris palju juurde. Väga palju abi on meil tublidest õdedest, reumaõdedest, et nii PERHis, Viljandi haiglas kui ka meil Tartu Ülikooli kliinikumis on reumaõde see, kes on esmane inimene, kes selle luu hõrenemise riske hindab. Ja on perearstil võimalus siis saata osteoporoosi kabinetti siis spetsialisti juurde, aga on võimalik lihtsalt teha ka see luutiheduse uuring ja kasutada siis aluseks seda ravijuhendit ja alustada ise ravi, et tõesti nagu Helina märkis, et tegelikult enam mingit soodustuse vahesid meil ei ole. Nii, DEXA-uuring, ma vaatan, kas siit hiirega või kuidas ma kuidagi näidata saan, vist eriti ei saa. No jah, igal juhul, et mõõdame 2 piirkonda. Reialu siis seda
ülemist osa ja lülisamba alumisi lülisid, sellepärast et need on need piirkonnad, kus kõige sagedamini luumurrud tekivad. Hindame, kas siis luu mineraaltihedus on normaalne, on see osteopeenia ehk luutiheduse langus või siis osteoporoos. Ja see hinnang tuleb selle alusel, et võrreldakse siis seda luutihedust sellel hetkel võrreldes siis noorte täiskasvanud inimestega, ehk siis umbes 30-aastastega, kellel see luukoe tippmassi on kõige kõrgem, et vaadatakse, kui palju see langus siis on olnud. Ja sellel TEXA-uuringul, kui seda korduvalt tehakse ja sama aparaadiga, siis me saame ka ilusasti näha seda, kuidas see ajas on näiteks muutunud. Nii, ravi alustamine, et meie uues ravijuhendis on siis 2 võimalust, või 3 võimalust, et esimene võimalus on siis, kui on tehtud siis see luumineraaltiheduse uuring, ja leitud seal, et reieluu mururisk on üle 3% või siis üldine luumururisk üle 15% siis 10 aasta jooksul, siis võiks ravi alustada, et võib teha nii, kui ei ole võimalik, või vastupidi, et kui meil on tehtud luutiheduse uuring, et siis on need numbrid, aga võib alustada ravi ja täpselt sama soodustusega ka ilma selle luutiheduse mõõtmiseta, lihtsalt selle fraksi alusel tegelikult. Et nagu see ei ole ka põhjus, et perearst ütles, et tema arvates tema ei pea näiteks suunama densitomeetrile, sel juhul, kui me näeme seal fraksi alusel juba selliseid kõrgeid luumurru riskiskoore, siis võib alustada selle ravi vabalt ka sellel hetkel. Et muidugi me alati soovitame, et ikkagi luutihedust ka hinnata, et siis me saame edaspidi aja jooksul ka nagu seda dünaamikat või muutust hinnata selle alusel. Ja kuna siis vähese traumaga luumurd on kõige olulisem järgmise luumurru ennustaja, siis uue ravijuhendi alusel on võimalik meil alustada osteoporoosi raviga ilma uuringuid teostamata. Nii, edasi lähen siis natuke sellise arstivaate ehk ravimite juurde, et annan ülevaate siis nendest ravimitest, mis meil praegu osteoporoosi raviks siin Eestis olemas on. Mis ma tahtsin veel öelda, et need põhimõtteliselt on 3 põhilist raviviisi ja need kõik on meie ravijuhendis nagu ühel tasemel, et see on selline arsti ja patsiendi kokkulepete küsimus. Aga kõige sagedamini alustame me ravi siis suukaudsete bisfosfonaatidega, need on sellised, nimetame antiresorptiivseteks või seda luukao vastasteks ravimiteks. Kindlasti mõned siin on ka kasutanud neid. Need on väga head ravimid, toimivad hästi, aga nende miinuseks on see, et nende kasutamine on natukene omapärane ja veidi ehk tüütu, et neid tuleb võtta hommikul klaasi veega ja kindlasti tühja kõhuga ja 30 minutit enne seda ravimi võtmist ei tohi kindlasti pikali heita, sest et muidu on oht, et kui need ravimid sinna söögitoru kinni jäävad, et siis nad võivad vaikset kahjustust tekitada. Ja selle ravimi vastunäidustuseks ongi söögitoru kahjustus või neerupuudulikkus. Kõrvaltoimetest kõige sagedasemad on erinevad seedetraktivaevused ja inimesed vahel muretsevad ka näiteks lõualuu nekroosi pärast, aga see on tõesti üliharuldane, et mina pean ütlema, et mina oma praktikas võib-olla ühte juhtu tean, kuigi ma olen töötanud reumatoloogina juba päris tükk aega. Et see on tõesti väga harv. Aga seedetrakti vaevused on küll pigem üsna sageli. Siis nendele, kes ei saa neid tablettvariante võtta, siis on väga hea võimalus, on hästi mugav, kord aastas veenisiseselt tehtav see bisfosfonaadi tüüpi ravim soledronaat, originaalravim on Aclasta, seda me ka Eestis siin järjest enam kasutame. Selle üheks peamiseks vastunäidustuseks on neerupuudulikkus, tegelikult eriti muid vastunäidustusi ei ole. Kõrvaltoimetest kõige sagedasem ja ikkagi päris sage, umbes 1/3 inimestest, kes siis veeni sisse seda ravi saavad, nendel on sellel ravipäeval, järgmistel päevadel selline nagu gripitunne. Et selline tunne, et hakkaks nagu haigeks jääma, võib olla ka palavikku, et tavaliselt see läheb mööda lihtsalt sellise tavalise paratsetamooli manustamisega. Ja kui see esimesel korral on, siis väga sageli järgmistel selle ravikuuride ajal enam ei teki seda. Ja siis on veel ka need väga harvad kõrvaltoimed nagu avaskulaarne lõualuu nekroos ja atüüpilised reielumurrud, aga tõesti osteoporoosi korral kasutatavates annustes me väga harva seda näeme.
ja kindlasti see ravimi positiivne toime luumurdude vältimisele on oluliselt suurem kui nende haruldaste kõrvaltoimete risk. Mis nende bisfosfonaatide korral on oluline, et need ravimid imenduvad väga kehvasti, eriti need suu kaudu kasutatavad ravimid, et sellepärast seal ka on need sellised kindlad tingimused, et pool tundi enne sööki ja klaasi veega, sest et kui toiduga võtta, siis nad imendavad veel eriti nigelalt ja seda raviefekti ei ole oodata. Ja see ravi peaks olema tõesti hästi järjepidev, et kui jätta neid ravimi annuseid vahele, et kas see on kord nädalas võetav ravim või kui jätta vahele, et siis seda toimet ikkagi loota ei ole. Ja tegelikult kõige sagedasem põhjus, kui inimene tulebki uuesti vastuvõtule ja ta on olnud sellel ravil juba näiteks 2 või 3 aastat, aga ikkagi on tal, miks ta edasi hüppab, on tal olnud luumurrud või siis leitakse, et see luumineraaltihedus on jälle kehvemaks läinud, siis kõige sagedasem põhjus on see, et inimene ei ole ravimit võtnud. Et see on nagu inimese enda osa, et tõesti, et kui on määratud luuhõrenemise ravi, siis seda tuleb pikka aega võtta, sest muidu ei ole sellel mitte mingit mõtet lihtsalt. Ja sellel läheb, päris kaua aega läheb enne, kui need ravimid toimima hakkavad, et kuskil poole aasta pärast või aasta pärast. Kui me räägime nendest bisfosfonaatide efektiivsusest, paraku on nii, et kõiki luumurde me ikkagi ära hoida ei suuda. Et luumurdudel on nii palju põhjuseid, millest ainult üks on see konkreetne see luu, aga näiteks me ei suuda nende ravimitega ära hoida kukkumisi, kui inimesel on tasakaaluhäireid, mis iganes muud probleeme, et ta kukub, siis seda me ravimiga ei saa ära hoida. Nii et kui me mõtleme seda bisfosfonaatide efektiivsust, et mõtleme 100 inimest, eks ole, ja kui 100 inimest luuhõrenemisega, kui nendest muidu 10 aasta jooksul umbes 20 saavad siis luumurru, siis nende ravimitega me suudame ära hoida umbes 8 luumurdu. Aga 12 luumurdu 100 inimese kohta ikkagi juhtub. Aga samas on see ikkagi päris hea tulemus, kui me mõtleme selliste tõsiste ja raskete luumurdude peale. Nii, kui kaua see ravi kestab siis? Et nende suukaudsete bisfosfonaatide korral on üldiselt reegel see, et kui me seda ravi alustame, siis see ravi kestab 5 aastat. Et kui ei teki mingit kõrvaltoimet, kui ei ole mingit probleeme, siis me ei pea ka isegi seda luutihedust vahepealsel ajal mõõtma, vaid et ravi kestab 5 aastat. Ja seejärel me hindame uuesti luumurru riski, et kas on vaja jätkata või võib teha seda ravipausi, sest et tegelikult nende ravimite korral on näidatud, et kui 5 aastat on täis, et tegelikult nad püsivad luudes ja see toime kestab edasi. Kui me kasutame seda veinikaudset ravimit, soledronaati, siis see ravi kestab 3 aastat, ehk inimene saab 3 veinikaudset kord aastas tehtavat siis ravikuuri ja seejärel hindame uuesti murruriski. Aga kui juba alustame, siis peaks ikkagi need 3 tükki ilusasti ära tegema. Siis järgmine, hoopis teistmoodi osteoporoosi ravim on denosumab, mis on ka inimeste poolt väga armastatud, mugav raviviis, 2 korda aastas nahaaluse süstena ja ta on mõnevõrra kiirema toimega, veidi ehk efektiivsem kui need suukaudsed bisfosfonaadid. Tema üheks peamiseks vastunäidutuseks on kaltsiumivaegus, ehk sinna kõrvale peab, tegelikult kõigi osteoporoosi ravimite kõrvale peab käima korralik kaltsiumi ja D-vitamiini manustamine. Denosumabi kõrvaltoimeid on harva, nahareaktsioonid, allergia, kuna see on bioloogiline ravim, see on selline valk. Aga selle denosumabiga on üks selline suur mure, et kui see ravim ära jätta, lihtsalt niisamuti, siis tekib selline nii-öelda tagasilöögi efekt ja on uuringuid, mis näitavad, et see luutihedus langeb sinna samma, kus ta oli enne ravi alustamist päris kiiresti, juba kuskil poole aasta või aastaga ja tekib väga suur lülimurdude risk. Et uuringutes on nähtud, et mitmeid kordi suurem, kui see muidu oleks. Seetõttu, et kellele see denosumab on määratud, seda ravimit kindlasti ära ei tohi jätta, vaid see võib olla ohtlik. Ja meil on omad võtted, mida me siis teeme, juhul kui mingil põhjusel see denosumab on vaja katkestada, aga see on selline situatsioon, kus siis perearst peaks suunama patsiendi reumatoloogile. Ja nüüd alates eelmisest aastast on meil Eestis veel üks luuhõrenemise ravim, et kui need eelmised olid siis sellised
luu lagundamise vastased, siis see on selline anapoolse toimega, ehk võiks nagu luud aidata juurde tekitada. Et see on maailmas, pole üldsegi uus ravim, ta on üle 20 aasta juba olnud kasutusel mujal maailmas. Varasemalt oli ta väga-väga kallis, me räägime mingitest umbes 10 000 eurost aastas, et nüüd on meil tulnud turule need nii-öelda biosimilarid või soodsamad ravimid, et seega me ka Eestis saame seda kasutada. Et need on siis ette nähtud väga suure luumurruriskiga patsiendile, kellel on olnud näiteks mitmed lülimurrud juba või kellel on ravimist, glükokortikoidist tingitud osteoporoos luumurdudega, et nendele me saame siis seda määrata, kui on vaja, aga seda saab siis kirjutada välja ainult reumatoloog. Seda kasutatakse siis nahaaluse süstina, neid süste tuleb teha iga päev ja reegliks on, et see ravi kestab 2 aastat, et see on nagu selline varuravim, et kui meil on tõesti inimesed, kellel mitte midagi muud ei aita. Kui me räägime osteoporoosi ravimitest, siis on üks asi, mida me saame teha. Osteoporoosi ravimite suur mure on see, et inimesed ei võta neid. Me võime küll kirjutada neid ravimeid välja, aga see ravisoostumus on ülimadal, et see on üks Eestis tehtud uuring, kus on hinnatud 15 aasta jooksul inimesi, kellel siis on määratud see bisfosfonaadi sorti ravim, tablettravim, ja kui me nüüd siis vaatame neid tulemusi, siis oli 36%, kes võtsid ravimit püsivalt aasta ja 20% ainult, kes 3 aasta pärast veel ravimit võtsid. Seega need ravimid ei saagi mitte mingil viisil toimida, kui rohtu ei võta. Et kui teil tekib mingi probleem nende suukaudsete ravimitega, siis on alati mõistlik perearstiga näiteks üle rääkida, et äkki on mingi muu alternatiiv, sest et muidu sellest ravist tõesti abi ei ole. Meil on väga ilus patsiendijuhend. Ma saan aru, et siin on ka koha peal neid, et mina olen sama rõõmus kui selle ravijuhendi üle, selle patsiendijuhendi üle, sest see on minu arust hästi nagu mõnusalt üles ehitatud, loogiline ja seal on just sellised olulised asjad, mida inimene ise teha saab. Et seda kindlasti vaadake, et mida siis ise teha saab. Mis meil seal ravijuhendis on välja toodud, on kaltsium ja D-vitamiin ja toitumine, siin on lisaks nendele on ka näiteks valgu tarvitamine väga tähtis, eriti vanemas eas, et lihast saada, aga sellest me kuuleme siin natukese aja pärast. Aga D-vitamiini soovitus tänapäeval on 800–1200 toimeühikut päevas, muidugi kellel on D-vitamiin mõõdetud ja on väga madal, nendele ka ajutiselt suuremas annuses. Kaltsiumi tarvitamise osas on soovitus kuskil 1000–1300 milligrammi päevas ja kõige eelistatumaks kaltsiumi allikaks on toit. Igal juhul, kui on võimalik toidust saada sama piisavalt kaltsiumi, siis tuleks seda üritada saada, et toidulisandid on lisaks. Ja hästi suur osa sellest meie patsiendijuhendist on kehalisel aktiivsusel, sellepärast et see on tõesti kukkumiste vältimise nurgakiviks, lihase kao nurgakiviks, et soovitused nii jõutreeningu, tasakaalutreeningu kui sellise põrkava treeningu kohta, mida just luudele tarvis on, aga sellest ka kohe varsti kuulete täpsemalt. Ja kokkuvõtteks, et haprusmurrud on tegelikult välditavad, aga see on meie ühine pingutus, nii arstid kui inimesed, ja osteoporoosi ravis tõesti on väga suur osa inimesel endal, et kui määratud on ravimid, et neid tõesti järjepidevalt võtta. Ja lisaks siis ravimitele on oluline siis toitumine, füüsiline aktiivsus ja kukkumiste vältimine, millest kõigest ka täna siin väga kenasti kuulete. Aitäh, minu poolt kõik!